Teisipäeval toimus Kohtla-Järve Järve gümnaasiumis järjekordne üleriigilise tähtsusega 100. sündmus. Lisaks rekonstrueeritud linnakeskusele, koolinoorte loomemajale, linnapargile ja äsja avatud kultuurikeskusele täiendas nimekirja uue põlvkonna kunstmurukattega staadionikompleks. Staadionile on rajatud kõige uuema põlvkonna kunstmurukattega jalgpalliväljak, tartaankattega võimlemisala, kuulitõukesektor, kaugushüppe ja jooksurajad, korvpalliväljak ning võrkpalliväljakud, 275-meetrine jooksuring ja 40x70-meetrine staadion jäävad küll täismõõtmetele alla, nii et kõiki võistlusi seal korraldada ei saa. Harjutamiseks sobivad need aga küll. Nii et kooliõpilastele kui ka linna spordiklubidele, kes staadioni samuti kasutama hakkavad. Kohtla valla lastest on siin koolis õpib 1/3. Nii et Kohtla vallal omal kooli ei ole, siis koostöös Kohtla-Järve linnaga on see hea võimalus midagi meie laste sportimisvõimaluste parandamiseks ära teha ja me oleme selle üle väga õnnelikud. See on tõesti 100. sündmus, sest mitte keegi ei unistanud sellest ja lõpuks on ta kuidagi äkki siiski valmis, sest enne mind, ma arvan, et 3-4 direktorit ilmselt mõtlesid, et saaks midagi teha. Ja kui ma tulin, siis ma leidsin kapist päris mitu projekti, mis kõik siin on plaanis. Nüüd on need plaanid muidugi muutunud, aga vaatasin minagi seda viimast projekti ja mõtlesin, tore oleks. Ja nüüd on see teoks saanud, nii et tegelikult rõõm on ikkagi väga suur. Kelle kompetentsi jääb selle unikaalse rajatise hooldus? See on meie kompetentsis ja meil oli 2,5-tunnine poolakate poolt korraldatud koolitus lausa. Nii et mina ja siis meie majandusala juhataja käisime selle koolituse läbi. Ja siis õpetaja Siim on meil nüüd selle puhuri ja survepesuri peal ja tema siis käib ja hooldab teda. Ja eks me siis püüame lastele ka nagu selgeks teha, et ikkagi nätsuga tundi enam ei tule ja jalanõud peavad vastavad olema ja nii edasi, nii et eks me väikselt juurutame seda asja sisse, aga jah, kõik see hooldamine on meie enda najal. Projekti kogumaksumus oli 605 322 eurot. Kohtla-Järve linnavalitsuse omafinantseering oli 45 400 eurot, Kohtla valla omafinantseering oli 45 400 eurot. Projekti eelarvest 514 522 eurot katab Euroopa Regionaalarengu fondist rahastatav kohalike avalike teenuste arendamise meede.